Nii, aga alustame. Tundub, et chat töötab. Kui teil on küsimusi, siis olge head jooksvalt visake need chati ja pärastpoole lõpus saab ka mikrofoni avada ja küsida küsimusi laivis, et kuidas teile endale paremini meeldib. Tere kõigile ja enne kui lähme teema juurde, siis ma kasutan võimalust ja natukene küsin teilt, et kas need olukorrad, mida ma kirjeldan, on ka teie jaoks tuttavad. Et seoses 3D mudelite ja BIM-ile üleminekuga tihti olen kuulnud, et räägitakse probleemkohtadest või küsimustest, näiteks nagu, et hoonete ja infra mudelite kokkuviimine või üleüldse hoonete ja infra kokkuviimine on kuidagi probleemne. Et seda kuidagi mingil põhjusel ei saa teha või seal on mingisugused takistused. Siis tihti küsitakse, et joonistel on mõõtketid olemas. Miks mudelis ei ole? Mõõtkett on ju see, millega me oleme harjunud tööd tegema. Miks ei ole mudelis mõõtkett? Siis küsitakse vahel, et kas mudelit ja joonist saab kokku panna. Joonis on meile tuttav, mudel võib-olla mõnevõrra uuem, tahaks turvaliselt vaadata neid koos. Kas see on võimalik? Siis olen kuulnud küsimust tihti, kas mudelist, IFC mudelist saab välja võtta ka joonist, TVG joonist näiteks. Varasemalt olen alati vastanud sellele, et ei saa. Siis tihti küsitakse, et punktipilve mõõdistajad ja geodeedid mõõdavad punktipilve. Kuda ma neid vaadata saan? Tahaks lihtsalt, kiirelt ja ülevaatlikult, mõistliku arvutiressursiga. Väga inimlik probleem, olen kuulnud. Ja siis loomulikult küsitakse, kas mudelist mahte saab. No, tõenäoliselt saab. Ja vast siukesed kõige innovatiivsemad küsivad, et kas ilma joonisteta ehitamine ka võiks kuidagi võimalik olla või et kui kaugel me sellest oleme. Ka päris põnev tulevikku vaatav küsimus AI ajastul. Ning vahel siis küsitakse, miks see kogu see jant nii keeruline peab olema, kogu see mudelite, jooniste ja pilvede maailm. Selliseid küsimusi olen ma koolituste käigus, mis ma teinud olen ehitussektori osalistelt kuulnud. Võib-olla mõned neist olid ka teile tuttavad. Tänase webinari teema. Vector.io, milleks seda kasutatakse, kuidas ja kus. Mis oli seos nüüd sellel eelneval jutul ja vektoril järgneva 45 minuti jooksul üritangi teile selgitada ning loodetavasti mõned püstitatud küsimused saavad vastused. Kas ekraan on teile nähtav? Usun, et peaks olema. Ja, töötab. Ees on mul siin vektori avakuva ja tänased slaidid, mida me näitame, oleme me siin pillutanud laiali ümber oma kontori maakaardi peale. Mis loom see vektor on? Tegemist on soomlaste loodud tarkvaraga, muuseas saanud alguse samamoodi Tamperest nagu meie hea partner SimpleBIM. Ja vektori spetsialiteet on see, et see toob kokku ühele platvormile 2D joonised, BIM mudelid ja mis tausta mõttes kõige olulisem geoandmed või GIS andmed,
sealhulgas kõikvõimalikud geodeetilised mõõdistused, näiteks LandXML formaadis pinnamudelid, punktipilved, fotogrammeetrilised tahkmudelid ja ka joonised alates DVG-st PDF-ini. Ja selle tarkvara üks eripära või identiteet on see, et see on veebipõhine, algusest lõpuni brauseripõhine nii arvuti vaates kui ka telefoni vaates. Ja fookus kogu selle asjal on see, et oleks hästi lihtne ja hästi kiire. Ehk et püütakse siis keerulist asja teha kasutajaks võimalikult lihtsaks. Mõned punktid, mis ma tahtsin välja tuua BIM-mudelitest koos informatsiooniga rääkisime. Kõikide mudelite ja nende samade vaadete, mis mul siin on, jagamine on tehtud väga lihtsaks. Siit tuleb lihtsalt kopeerida link ja saata see oma kolleegile ning see sama vaade brauseris ilmub. Ennem rääkisin väga palju joonistest, mõõtkettidest ja sellest, et kas on võimalik ilma jooniseta ehitada ja selle üks siis alus on see, et mõõtketid peaksid tekkima kuidagi automaatselt. Ja see on ka üks vektori suund. Ning mahuarvestused ja mahu väljavõtete tegemine mudelist on ka üks asi, mida ma täna teile näitan. Aga asume asja kallale. Täna olen ette valmistanud teile 2 näidet. Üks näide on hoone baasil. Üks siuke ilus pisike majak Energia tänaval. Ja teine on infrarajatiste baasil. Vektor nii-öelda DNA mõttes on pärit infra poole pealt pigem, aga hoonete poole peal ka teatavatel juhtudel seda kasutatakse. Mul on siia toodud ühe avaliku hoone BIM-mudel, mis siis tavalistest vaaturitest erinev. Võib-olla te kohe juba või kindlasti te panetegi tähele, et see hoone hüppab kohe õigesse kohta, nii nagu ta maakaardil on. Ning kui me hästi vaatame, siis näete isegi päike on taevasse täpselt selle sama koha peal, kus tema praegu tänasel hetkel on. Lihtsalt fun fact. Aga kui me nüüd hakkame nii-öelda seda projekti vaatama, siis tõenäoliselt tahaksime me saada siia veel mingisugust taustsüsteemi. Ennem rääkisime me joonistest. Võiks olla nii, et me tahame siin juures näha maja ümber asetsevaid trasse ja krundipiire. Selle jaoks on võimalik DVG joonis siia alla võtta ja nüüd on meil kombineeritud siis maakaart, DVG joonis ja BIM-mudel. Tihti küsitakse, et tegelikult 2D on ikka see, kus saab paremat ülevaadet. Lülitame 2D režiimi, mudelist ja joonistest ja kaardist on saanud 2D ning me saame suhteliselt hästi näha, kuidas moodi see nii-öelda kaardi andmestik ja DVG ja BIM-mudel siin istuvad. Järgmisena, kui hakkame majja sisse minema, siis tõenäoliselt tahaksime näha ka PDF-i jooniseid. PDF-i joonis on samat moodi võimalik siia joondada, seda välisosade puhul võib olla natuke vähem vaja, aga hoone sees toimetades on teataval määral joonis allavõtmine kasulik. Rääkisime enne mõõtkettidest. Mõõtkettid on joonisel olemas.
loomulikult toetav nii-öelda aspekt on see. Aga kui me nüüd tahaksime ikkagi neid mõõtkette saada siia, mudeli peale ja võimalikult automaatselt. Selle jaoks on olemas siin automaatsete mõõtude lisamise tööriist. Ja see töötabki selliselt, et mõõdulindi märk ja kui me nüüd siia katuse peale klõpsame, siis näete, juhtub see, et luuakse automaatselt mõõtketid, nurgad, mõõdud, pindala ja kui tegemist on ruumilise elemendiga siin all, antud juhul on see tegelikult ilmselt mingisugune päikesepaneelide tükk, siis kuvatakse ka selle tüki ruumala. Ning neid ruumalasid või pindalasid ja mõõtusid võib siia lisada. Kui ma olen neid teinud juba rohkem kui 2, siis siin mõõtude ja mõõdulindi ja kirjapulga vahelehel on võimalik siis vaadata, et kui palju on nende pindalade summa, kui palju ruumalade summa ja kõik võimalik nurga infosid või seda infot, mida siin kuvatakse, on võimalik ikka sisse ja välja lülitada, et kui ma nüüd uut tegema hakkan, siis see rakendub. Ehk et ma saan sellel hetkel, kui mul on vaja neid mõõte, mis mul on vaja ja üsna automaatselt mõne klikiga. Kui ma tahan seda vaadet salvestada enda jaoks või kolleegi jaoks, siis täiesti tavapärane loovaade, katuse mõõdud ja järgmiseks korraks on mul see vaade olemas. Kui ma tahan seda jagada kolleegiga, kes on ka siin projektis, siis mul ei olegi vaadet otsast vaja teha. Võtan siit lihtsalt kopeerin lingi, saadan selle e-mailiga, antud juhul panin siia chati. See link tegelikult teil ei tööta, sellepärast et ei ole siia projekti nagu kutsutud, aga lihtsalt, et see lingi jagamine käib selliselt. Ja kui ma nüüd täitsa alguses tagasi lähen ja võtan näiteks, klikin siin kõrvalaknas sellele lingile, mis ma teile saatsin, siis selline vaade siia tagasi tekib. Ehk et selle vaate jagamine on tehtud lihtsaks, kui ma ennem lihtsusega lihtsusest rääkisin. Kui tahan, siis kustutan need mõõdud ära ja mul on jälle pilt all. Võib-olla tahan ka selle PDF-i ära peita. Elemente peita kustutada saab lihtsalt. Ja kui me nüüd tuleme tagasi hetkel hoonest välja ja mõtleme nüüd seda, et tegelikult me tahaksime siia veel konteksti. Näiteks me tahaksime siia ümber kas punktipilve või neid olemasolevaid majasid, siis tuleb meil pöörduda e-ehituse platvormi. Siit saab alla laadida nii olemasolevate hoonete skemaatilisi mudeleid kui ka punktipilvesid. Võtan siit, üritan selle Energia tänava üles leida. Oleme siin selles kohas. Ja selle sama punktipilve alla laadimiseks võtan ma lihtsalt infokogumise alad, punktipilved. Laadin selle punktipilve, millise iganes aasta oma ma tahan, siit alla. Ja teistpidi selle sama faili sinna vektorisse üles laadida. Punktipilve laadimine võtab hetke aega, seda ma hetkel tegema ei hakka, aga lihtsalt siit saab selle kaardiruudu jagu punktipilve alla laadida ja vektorisse üles laadida. Samat moodi on võimalik teha nende hoonetega. Kuidas me siis kohale jõuame? Faile hoitakse vektoris tavapärases kaustapuus.
Ja minul on siin nüüd siis nii-öelda BIM-i mudelid, neid ma võin siia juurde panna jooniste alt ennem juba. Välisosade joonis sai lisatud. Aga mul on siin ka siuke kaust nagu taustsüsteem. Ja siin sisse lülitades saan ma sisse lülitada sealt samast 3D HR-ist alla laaditud ümbritsevate hoonete mudelit. Kaasa arvatud seesama hoone oli seal olemas. Ehk et nüüd on juba konteksti rohkem. Rääkisin ka punktipilvest. Punktipilv on mul siin abifailide kaustas. Lülitan kogu selle kausta sisse ja näete, see punktipilv tekkis siia hetkega. Et need punktipilvede mahud tänapäevastel veebipõhistel punktipilve tarkvaradel on kuidagi niimoodi ära optimeeritud, et ta tuleb päris kiiresti. Kuigi see punktipilv ei ole ka seal nüüd ülearu suurte mahtudega, kui nüüd päriselt mõõdistatakse seda punktipilve, siis näiteks mõne skänneriga, siis see punktipilv tuleb märksa tihedam ja siis seda jagu ka suurema mahuga. Punktipilv, mis võimalusi see meile annab? Näiteks, kui me tahame siin kõrval oleva maja katuse antenni kõrgust teada, siis mõõdutööriistaga iga see punkt oma koordinaati teab ja seda neid koordinaate on siit võimalik mõõta. Samat moodi, kui me tahame siit nüüd punktipilvest näiteks seda tee laiust mõõta, siis kui me suudame seda siit punktide järgi aru saada, siis selle tee laiuse mõõtmine on siit tehtav. Samat moodi näitab ta siis kõikvõimalikke kaldeid ja seda, kuidas ta seda näitab, kas protsentides või suhtarvudes, seda saab siin seadistada. Taaskord, kui tarvis, saab quick linkiga jagada seda infot. Ja kui tarvis, siis kustutame ta siit ka uuesti jälle ära, et pilt puhtaks saada. Punktipilv on niimoodi tore vaadata, aga ta nagu kipub natuke laiali hajuma. Selle jaoks võib alati teha lõikepinda. Ja siis on näha, kuidas moodi siin maja ümber need nii-öelda olemasolev olukord on. Aga seda on alati siit nii-öelda 3D ruumist kehva vaadata. Ja kui me nüüd võtame siit kõrvalt kääride märgist, tekitame siia lõike, siis näete, siin on olemas ristlõige. Siin ristlõike peal on siis, no siin on punktide tihedus küll kehva, aga ristlõike pealt on siis võimalik vaadata, kuidas moodi punktipilv siis ka sellesse mudelisse ja joonisesse suhestub. Ja kui me nüüd seda lõikepinda nihutame, siis see joonis jookseb siin kõrval kaasa. Joonise pealt loomulikult saab võtta mõõte, klõpsata siin neid olemasolevaid mõõte, kui ka siis võtta ja mõõta mingisuguseid konkreetseid pikkuseid. Ja lõiget saab mõõta või saab liigutada ka nii-öelda sellest baaslõikepinnast, kui ma tahan näiteks ainult meeter maja sisse minna, siis seda siit liigutada saab. Ehk et 2D ja punktipilved ja 3D mudelid punktipilved ja 3D mudelid saavad siin kokku ka 2D jooniseks. Seda näitan hiljem, aga etteruttavalt ütlen, et siit saab alla laadida ka seda sama joonist, mis siin on. Ehk et see küsimus, kas 3D mudelist saab TVG joonist välja võtta, varasemalt oli minu teadmine, et mõistliku pingutusega ei saa, siis nüüd täna tean, et siit saab. Ta annab küll välja DXF-i, mis on nagu siis nii-öelda joonise avatud formaat, aga AutoCAD seda avab. Ja mida ma veel hoone puhul näidata sooviksin, on see, et kui me nüüd tahame siit näiteks mõnda mahtu saada,
näiteks võtan siit lihtsalt ühe seina, isoleerin ära. Mul on siin üks sein ja ma panen siia lihtsalt mõõdud peale. Ma saan teada, et selle seina ruumala on 2,8 kantmeetrit. Nüüd ma selle ära kustutan. Panen siia otsa lõikepinna. Ütlen, et ma tahan selle lõikepinna 1,2 meetrit nihutada seina sisse. Ja mõõdan. Nüüd selle ruumala, siis näete, ruumala on vastavalt muutunud. Ning kui ma selle lõikepinna siit nüüd ära võtan, siis ta näitab, et mis ruumala tema arvutanud on. Ja sellest taaskord lihtsalt teen vaate, et endal oleks hiljem seina osa ruumala. Et kui ma nüüd brauseris teen refreshi ja tahan uuesti seda vaadata, siis ta siin niimoodi hetkega siin tekib. Mis veel on puudu meediumitest, mida me kasutame igapäevaselt? Mis on veel puudu? Punktipilved on, joonised on, TVG-d on. Puudu on näiteks siuksed asjad nagu fotod. Ja antud juhul ütlen etteruttavalt, et see foto on tegelikult tehtud hoones sees mingisuguse seadmega, mis püüab GPS-signaali ja paneb sinna foto külge need koordinaadid. Meil täiesti tavaline mobiiltelefon, kui me teeme pilti, siis tegelikult need pildi asukoha koordinaadid salvestatakse vaikimisi, kui te ei ole seda just ise maha keeranud. Ja põhimõtteliselt, kui te telefonist otse siia üles laadite või siis ka kuidagi läbi mingisuguse kaamera, siis see pilt hüppab õigesse kohta. Ja selle pildiga, see on antud juhul 360 pilt sellest toast ja see 360 pildi vaatur on siin olemas, aga see võib olla ka täiesti tavaline pilt. Tavalisi pilte laadid telefonist siia üles, siis nad hüppavad kaardi peal õigesse kohta, kui telefon pildi tegemise hetkel saanud enam-vähem head GPS-signaali. Et siin on nüüd see GPS-signaal siis natukene nagu kehva olnud, ta on täpsus on, et siin 10 meetrit, mis ei ole hea näide, aga õues tehes siis üldiselt on üsna täpne. Ja ma panen veel korraks siia mõne kütte ja ventilatsiooni mudeli. Teeme sellest lõikepinna ja teeme siit ka siukse vaate. Ja siin on nüüd siukene lugu, et mida tihti vaja on toru tsentris näppimist. Et siin see võimalus ka olemas on, et kas toru või armatuurterase või mis iganes ümmarguse asja puhul see tsentris näppimine võib olla vahel vajalik. Nii, näen, et on küsimusi tekkinud. Ma hüppan algusesse tagasi ja küsimus on see, et kus see kaart siia alla võetakse. Et kui ma nüüd punktipilve, millest ma rääkisin, välja lülitan, siis jah, tõesti siin all on maakaart. Ja selle maakaardiga on siuke lugu, et see on siin kaardi vahelehe seadetes võimalik valida. Et kas siin on must taust, seda tausta üldse ei ole, siis on ainult teedekaart, OpenStreet Map, see on siis ilmselt mingisugune teenusepakkuja, satelliit 1,
Satelliit 2, ma neil nagu palju vahet ei näe, võib-olla see on kuskil teatud kohtades. Ja siin on neid valikuid veel, ma ei olegi vist ka kõike läbi käinud. Ja see on lihtsalt võrgustiku variant. Ehk et need on siin vaikimisi olemas. Ja kui on, jah, need on siin vaikimisi olemas. Ja kui teil on olemas mingisugune VMS-i nii-öelda teenus või VMS-i link, ehk et siis midagi, mis see lühend täpselt on, World Map System, mis iganes. Ehk et keegi on näiteks drooniga käinud, mõõtnud detailsemalt selle maa-ala ära ja jagab seda VMS-i linki, siis neid VMS-i asju on võimalik siia ka samat moodi alla võtta, piltlikult öeldes kaardid siia tekivad. Ja samat moodi on see, et ortofotosid jagatakse tihti siukses formaadis nagu geodiff. Ja seda geodiffi see süsteem ka sööb, et mul on siin üks näide vast hoopis ühest teisest asukohast. Näete, nüüd me jõudsime kuskile Rapla taha. Siin on ka punktipilv kogu sellest alast, mingisugune mudel. Ja näete, siin on tavapärane kaart on all. Aga siia on tehtud siis drooni mõõdistus. Mul on sellest see nii-öelda geodiffi fail. See on pilt. Ja siis muidu on siuke üldine kaardi pilt, aga näete drooni mõõdistusest siis põhimõtteliselt päris kive ei või lugeda, aga ta on nagu märkimisväärselt siis teravam. Ehk et antud olukorrast on siis olemas ka siuke alusmõõdistus. Küsimustega veel järjest, et kas see tõlge on eestikeelne brauseri tõlge või eesti keele või nagu siin tarkvarasisene, siis tegelikult see on tarkvarasisene, et me alguses tehti AI-ga tõlge, siis me natukene kõpitsesime, natukene saime paremaks, aga ta ei ole veel ideaalne, et eks me taga näeme vaeva, et näiteks ruumala mõõtmise tööriist oli alguses helitugevus näiteks, et AI tõlkega seda juhtub. Ehk et seda tõlget me saame nagu mõjutada, jah. Ta ei ole veel hea, et siin vast on enam vähem, aga seal oli kuskil siuke sõna nagu facet, inglise keelest facet, eesti keeles ei päde. Sellega toimetame. Maa-ameti kaardi osas siis ma arvan, et põhimõtteliselt vastasin, et idee poolest jah saab erinevatel viisid. Nii, Valdek on küsinud päris põnevat küsimust. Sellele hetkel ei vasta, sellepärast et lähmegi hüppame inframudelite juurde ja siis ma juba kohe näitangi. Selle jaoks olen välja valinud siis panen selle kinni, hoone panen ka kinni ja lähme hüppame kusagile Järvakandi taha metsa. Siin on nüüd raudteetrass ja antud vaates on mul, energia lülitan välja, antud vaates on mul IRC mudelid ja Land XML-idest näete, ongi siin siuke asi nagu telg ehk et siis alignment infrainimestele tuttav. Ja tõesti lõike tegemise juures ja infrast rääkides võib-olla siukene kõige väiksem, kõige lihtsam, aga kõige olulisem nüanss on see, et tavavaatorites saab teha lõiget risti pinnaga. Ja kui ma tahan siin nüüd teega risti teha, siis ma pean siit otsima mingisuguse ristpinna, lootma, et äkki ta on risti klõpsama ja näete, ei lennanud, ei tulnud välja.
Kui on nüüd alignment olemas ja lähete siia ligemale, siis näete, need käärid hakkavad siia alignmenti külge, teetelje külge. Ja kui te siin seda numbrit lähemalt vaatate, siis tegelikult see määrabki piketi. See näitab ka selle nii-öelda alignmenti siis jah, või kogu tee piketti. Ja sellega on nüüd taas põnev lugu, et kui 2D joonist siia kõrvale võtta, siis näete, siin on nüüd näha ristlõige ja siin on näha ka üks number. Kui hoonete puhul ta hakkas alati siis nagu nullist pihta või kui sa mudeli pinnast võtad, siis ta hakkab alati nullist pihta. Aga siin ta näitab siis tegelikult piketti. Ja kui ma tahan minna piketile 2750 näiteks, siis nii see juhtub. Ja taaskord, kui meil nüüd infraehituses on ristlõige alati väga olulisel kohal, siis taaskord siin töötab see nüanss, et peale klõpsates näitab pikkust. Vaatame, kalded on maha võetud, näete, lülitasin kalded sisse. Nüüd näitab ka kaldeid ja mõõdutööriistaga saab siis võtta suvalise 2 punkti vahelisi mõõte. Antud juhul siis selle mõõt on 1,97, Z-is, XY-is mõõt ja näitab ka kallet 66%. Ja kui me nüüd soovime siit saada joonist kätte, siis vajutades nupule juhtub see, et seda joonist hakatakse avama või alla laadima. Ja kus ma võtsin nüüd georeferents huvitav. No igal juhul laadisin ennem ühe joonise alla, kus olid ka näete muideks punktipilv taustal, siis ka need punktipilvede punktid DVG-sse kaasa tulid. Ehk et see on nüüd siis see koht, kus kohas saab alati ristlõikeid välja võtta. Ja see ristlõige praegu näete 0 punktina on siis joondatud siia teetelje peale nii-öelda. Et siis on see georeferentsus ära kadunud. Ja täpselt samad moodi neid samuseid ristlõikeid saab salvestada vaadetena. Ma siin enne mõned tegin valmis. Kus nad mul siin on? Ristlõige 3750 pealt näiteks. Siin on mul ka punktipilv taustal. On ristlõige. On siis nihutan teda siit ja selline ülevaade on. Nii palju siis IFC-dest ja punktipilvedest. Infraehituse üks oluline osa mahtude nii-öelda hindamisel on tegelikult üldsegi alati mitte ainult IFC, vaid võib-olla isegi pigem siukene asi nagu LandXML. Ja ma siit need IFC-d lülitan üleüldse välja. Mis loom see LandXML on ju ta tegelikult ei miskit muud, kui et siuke nii-öelda koorik või see pinnamudel nahk seal peal. Ja kui meil on nüüd olemas need pinnad, ehk et lihtsustatult potigaas ja näiteks punktipilve näol, siis nii-öelda potipõhi. Võib-olla panemegi selle lõike pinna siis ka veel korraks siia. Et kui meil on olemas piltlikult öeldes potigaas ja potipõhi,
ma kustutan selle, üritan lõikepinnad siit ära kustutada, nüüd sai paar liiga palju. Näete, väga vabandan, alati juhtub ikka midagi. Ahaa, vist nüüd ei lõiganud seda LandXML-i. Vaat, mul on LandXML-ist poti kaas, punktipilvest poti põhi ja ma tahaks nende vahelist mahtu saada teada. Siis siin on välja mõeldud siukene tööriist nagu kaeve ja täide, cut and fill, siviilikasutajatele tuttav. Ja selle tarbimiseks on nüüd vaja võtta need poti kaane LandXML-id aktiivseks, valida cut and fill ja hakata nüüd siit vaikselt võtma, siis valima seda ala, mille kohta te mahuraportit tahate saada. No mina tahan ainult näiteks siit selle sihi pealt saada, kõrval ma ei saa väga kätte, sellepärast et mul on siin metsamahtu ei taha teada. Aga ma tõmban siia sellele nii-öelda kasti ümber siukse kujuga. Ja kui ma siit nüüd panen parema klõpsu, siis ta hakkab arvutama selle LandXML-i ja punkti pilve vahelist ruumala. Ootame selle 100% ära, siis me näeme täpsemalt, kuidas see välja näeb. Et hetkel on ta siin võib-olla siukene natukene segane või imaginaarne, aga ta kohe ka siis visualiseerib, mida tema arvutanud on. Et see on siuke, ütleme siis ehitusplatsi suunitlusega, et mul on vaja aru saada mingisuguses kindlas minu soovitud lõigus, mingisugust mahtu, ma ei saa projekteerija käest seda küsima minna või ebamõistlik ongi, et nüüd igat tükki peaks käima ja lõikama. Ja näete, antud juhul siis, kui me võtame aluseks selle punkti pilve ja siis LandXML on nii-öelda see poti kaas, siis tähendab seda, et täita on vaja siin selles alas, mida ta nüüd siis siin punasena näitab, 2375 kanti ja nii-öelda lõigata või siis välja kaevata on vaja 6 kantmeetrit. See tuleb lihtsalt sellest, et ta siit kuskilt puuladvast võttis kinni mingisuguse segase mõõdu. Aga kui need on niimoodi, mudelid on omavahel niimoodi natukene ühtlasemalt, siis võib olla ka siuke ilmakaart, osast kohast sa pead nagu lõikama või kaevama ja teise kohta täitma. Ehk et klassikaline cut and fill analüüs, lihtsalt selle ala, kus pealt sa tahad seda mõõta, selle sa saad ise valida. Ja tegelikult saab ka mõõta siit nii-öelda erinevaid pinnase hunnikumahte. Mul siin punkti pilves ühtegi head pinnase mahtu ei ole, aga proovime siit võtta need punktid selliselt ja võtame siis niimoodi imaginaarselt selle metsatuka mahu. Et selle tööriistaga on nüüd nii, et ta võtab selleks poti põhjaks selle kõrguse, mis ma siit valisin. Näete, nüüd valisingi maapinnast natuke kõrgema, kogemata olin lohakas. Ja siis ta põhimõtteliselt näitabki, et tihedus on siin nüüd praegu kehvavõitu, aga kui palju siis jääb sellest pinnast ülesse poole ja kui palju alla poole, ehk et jällegi cut and fill. Ehk et need on need põhilised funktsioonid. See on ka see, mis on ka, et jah, nende nii-öelda funktsioonide kombineerimisel on siis võimalik enda jaoks saada kätte väga erinevat nii-öelda infot. On siin olemas ka analüüsi funktsionaalsus, näitan korraks siukest asja. Nii.
on suutnud ära kaotada. Et on siin ka võimalik punktipilv analüüsida. Antud juhul jällegi pilt võib-olla mitte kõige selgem, aga ühesõnaga siin on siis nii-öelda mõõdistatud punktipilv ja siin on tee ja sellest teest, mis on siis üleval pool on roheline, mis allpoole läheb kaugemale on punane või tähendab, mis läheb täitsa kauge, mis on ligidal roheline, mis läheb täitsa kaugele on punane ja on võimalik siis nii-öelda hinnata näiteks tee siledust või seina siledust, et siuke deviation analysiks teda nimetatakse. Mul ei ole siin nagu praegu kõige paremat punktipilve, aga see põhimõte vast on selge, et ta värvib selle ilmakaardi värvi. Ja siis veel hüppaks mõned asjad üle, et jällegi 2D kaart või 2D joonis ja kaart siin all, et tegin siia ühe sellise vaate. Siis ruumala ja pinna arvutus valmistasin ka ennem webinari ette ühe, see hüppab siit ette. Ja kas mudelist mahte saab? Meil on rajatise nii-öelda vaade. Eks mudelist ikka saab. Et kui me peale klõpsame mingisugustele elementidele, siis parameetrite vaade on siin olemas. Antud juhul Rail Balticu nii-öelda ruumalad. Ja kui me nüüd neid tahaksime tabelisse saada, siis on siin olemas niisugune tabeli tööriist. Erinevates vaaturites on ta mõnevõrra erinev. Aga mina seda tabelit praegu ei viitsi sättima hakata. Mul on selle tabeli jaoks siin olemas vaade, mis siis filtreerib välja ainult mulle vajalikud elemendid ning näitab neid siis siin Reinforced Concrete 30, 37, 35, 45 ja 45, 55 koos ruumaladega. Ehk et siuke klassikaline klikitav mahutabel on ka siin olemas. Võib-olla lihtsalt eripära ongi see, et see mahutabel on võimalik selle vaate külge panna ja sa saad ühe klõpsuga kolleegile selle tabeli edastada ilma, et peaks ise otseselt palju vaeva nägema. Ja sellega hetkel minu poolt tarkus ühel pool. Vaatan, et on tulnud siia küsimusi. Kas piketi väärtus tuleb 2D joone pikkusest või tuleb kesktelg jagada pikettideks 3D-s, arvestab kõrgusmuutuseid? Jah, see antud juhul see alignment LandXML-ina, mis siin sees on 3D joon ja see arvestab muutuseid. Aga see sõltub, et kui sul on see alignment on nii-öelda 0 pinna kõrgusel, siis ta ei arvesta. Aga antud juhul tegelikult me ju isegi näeme, et see joon on nii-öelda siin selle BIM mudeli peal, mitte siin maa peal. Et nii nagu sa näed, nii on. Ja siin antud juhul on jah siis 3D joon seal. Ja Margot on küsinud, et kes on vektori sihtgrupp? Nagu ma ütlesin, pigem on võib-olla nagu infra poole pealt see DNA, aga teisest küljest täna Soomes kasutatakse ka täiesti hoonete ehitusel, et siin seda sama PDF-ide linkimine vast on see, mis on rohkem nagu hoonete teema. Ja igasuguste punktipilvede ja fotogrammeetria nii-öelda failide jagamine ja näitamine veebipõhiselt on ju ka tegelikult see, mis on hoonetes täna juba nagu tihtilugu teema, et neid hoonete siseseid mõõdistusi tehakse. Et tegelikult on nii hooned kui infra, et milliste tarkvaradega ta võib-olla suhestub, et eks te ilmselt siit olete ära tundnud erinevatest tarkvaradest erinevaid nüansse, et võib-olla see pindalade mõõtmine on natukene siuke BIM Visioni
stiilis. BIMvision ei näita küll neid mõõdujooni, aga natuke sarnane, et sa klikkad peale, saad info kätte. PDF-ide linkimine on vast Aluxis ja Solibris sellisel kujul olemas. Eks kogu see kujundus ja DVG-dega ühendamine on Trimble Connecti laadne natukene ja tegelikult selle tarkvara loojad on ka siis Tekla ja siis nii-öelda Tekla Beamside Trimble Connecti taustaga ja teevad ka Trimble Connectiga koostööd tänase päevani. Et võib-olla see võimalus, mis paljusid huvitab, et näete, mul on siin mingisugune kaustastruktuur, et ma pean seda siia kogu aeg üles laadima, siis tegelikult on olemas näiteks Trimble Connecti ühendus, ehk et kui teil on Trimble Connectis projektipank või ka SharePointil on ka olemas, et kui teil on olemas Trimble Connecti või SharePointi projektipank, siis saab põhimõtteliselt nad API-ga ära ühendada väga lihtsalt ja need Trimble'is üles laetud mudelid peegeldatakse siia ja põhimõtteliselt kasutataksegi seda siis nii-öelda selle kiire ja võimeka vaaturina antud juhul. Et need on vast need väljamundid. Nii, lähevad küsimused põnevaks, kus PDF-i kõrgus ette antakse. Siin on siukene lugu, et tegelikult see joondamine käib siis mudeli korruste järgi. Ehk et IRC mudel sisaldab korruseid endas, IRC mudel teab, mis kõrgusel korrus on. Ja siit saab siis valida, et milline PDF millise korrusega seotakse. Et see on vast võib-olla Aluxi kasutajatele siuke tuttav sarnane käsitlus. Ja siis tegelikult on siin olemas ka siuke väike nagu tagatuba, et neid soomlastel on naljakas stiil. Et nad on jätnud siia ka siukse konfigureerimise võimaluse, et kes siin nagu võib-olla koodist huvi tunneb, siis siin saab seda Z-koordinaati nii-öelda siis ka ise muuta, kui see tahtmine on. Et jumala pärast tavakasutaja ei pea seda mitte kunagi tegema, aga siin on siuke soomlaste vimka, ütleme nii. Ja siis on Margutil küsimus, kas IRC peab olema koordinaatide mõistes globaalses kohas. Sellega on siuke lugu, et see IRC konkreetselt tegelikult praegu on. Aga kas ta peab olema, siis vastus on, et ei pea. Et selle tarkvara mõte ongi see, et sa tegelikult saad, mul on siin nüüd siis kaustad. Ja tegelikult siin saab nüüd öelda niimoodi, et sa võid kas igale kaustale sättida erineva koordinaatsüsteemi. Näiteks, et tõstad IRC lokaalses süsteemis sinna kausta ja määrad sellele koordinaatsüsteemi, et ta tõstaks ta alati õigesse kohta. Või siis teine variant on lihtsalt, kui sa tahad ühe IRC ära nihutada, siis võid lihtsalt nii-öelda koordinaadid siia kopeerida. Või siis kolmas variant, see on jälle see soomlaste tagatoa asi, et siit võib ka lasta genereerida siukse süsteemi, et ta kõiki nii-öelda mudeleid nihutaks õigesse kohta, milliseid parasjagu vaja on. Et ei pea olema ja see ongi vahel võib-olla see teema, et toonete puhul koordineerimise mõttes tegelikult võib-olla ei tahakski, et nad LS-is on, et see tekitab palju probleeme. Aga samas kokkutõstmine ju muu maailmaga on oluline. See sama jutt, et hooned ja infra hästi ei taha kokku minna. Et siis siin näiteks võin äkki tuua, siin on ka välistrassid olemas. Et siin on siis
strassidega koos ja noh, TVG joonisega koos niikuinii on ju juba nagu näha, et jah, välisosa siis näeb selline välja. Ma siit kaardilt võtaks põhimaastik Eesti. Vot. Et kui on veel küsimusi, siis igal juhul olen avatud. Muul juhul mina, Taavi Tartust. Viin teil täna siis seda asukohta läbi siit seda webinari ja kui soovid demo või trialit ja tahad enda mudelitega seda proovida, siis kirjuta meile või veel parem, tulge meile külla Jalgpalli tänavale Tallinnas. Mina tänan tähelepanu eest ja olen veel siin. Ja on küsimusi ja mõtteid. Küsimused olid niigi väga aktiivsed, et suured tänud kaasa mõtlemast. See on ainult suur rõõm.